Tere kõigile. Minu nimi on Kristi Saare, minuga koos on siin täna Tõnu Pekk. Tervist. Ja mul on hea meel, et olete leidnud aega, et tulla kuulama ja küsima ja mõtlema pensioni teemal. Ja täna me siis räägime Tõnuga siin koos, et kuidas pensionisammaste reformist võita. Ja enne kui me siin läheme kohe reformi ja küsimuste juurde, et siis lihtsalt väike mõttekoht, et miks meie meelest on niivõrd oluline pensionist rääkida, on see, et pension on sinu sellise finantsseisu ja ka investeerimisportfelli fundament, millest alustada tuleks, mis kõigepealt korras peaks olema. Ja mina ka olen väga veendunud selles suhtes pensionise fänn, et siin on investorile ka mitu väga meeldivat plussi. Esiteks see, et pensioniks kogumine on täiesti automaatne, sa ei pea selleks mitte midagi ise tegema, igakuiselt raha pensionisambasse läheb. Teiseks, väga-väga suur boonus, mida ei tasu ära unustada, on see maksusoodustus või see maksuboonus, et raha, mis sinu palgast läheb teise sambasse, või muidugi, kui sa tubli ja kolmandasse sambasse ka kogud, läheb sinna nii, et tulumaksu selle raha pealt maha ei võeta, ehk siis riik ka toetab seda, et sa enda tuleviku peale mõtled. Ja eks iga investori puhul selline oluline asi, mida mõelda, on see, et ei taha hea asja eest isegi, mis sest, et on hea asi, ei taha selle eest palju maksta. Ja pensionisüsteemi üks võlusid on see, et ühiselt fondis kogudes on seda võimalik teha odavalt. Seda on võimalik teha väga palju odavamalt, kui sa saaksid üksinda teha. Ja mul on väga hea meel, et erinevate pensionifondide tasud on langenud ja ka tuleva on siin jõudumööda tasusid langetunud. 1. aprill meie järgmine tasude langetus rakendub. Kõik selle eesmärgiga, et see pensioni kogumine olekski võimalikult hea ja et see rahasumma, mis lõpuks kokku saaks, oleks võimalikult suur. Ja miks me Tõnuga siin täna räägime, ongi sellepärast, et pensionisüsteemis on väga palju plusse, aga on tehtud ka hästi palju muudatusi ja arusaadavalt on meile ka tulevas neid küsimusi päris palju tulnud ja mõistlik on ühiselt need üle käia. Et enne kui me teie küsimusi võtma hakkama, aga te võite neid küsimusi juba julgelt meile siia laivi alla kirjutada, siis Tõnu teeb väikse sellise sissejuhatava kokkuvõtte, et mis need olulised asjad on, mis muutusid, millele peaks tähelepanu pöörama ja siis lähme sealt edasi. Väga hea. Jah, ma mõtlesin alguses siin isegi mõnda graafikat kasutada. Siin pensionireformi käigus on nüüd toodetud päris hulka igasugusi skeeme ja tabeleid ja jooniseid, aga ma ei ole siiski leidnud ühtegi sellist, mis tegelikult ära seletaks selle peamise muutuse, mis minu jaoks teises sambas nüüd pensionireformiga muutus. Ja minu arvut teine sammas on olnud nagu kogu aeg sinu isiklik vara, kohe algusest peale. Aga ei saa ette heita, et paljud meist ei pidanud seda päris enda omaks või ei teadnud. Vara kasutamine oli piiratud varem, tootluse ja tasude kohta polnud suurt õrna aimugi, valiku võimalused olid väga olematud. Pole ime, et siis pooled Eesti elanikud isegi ei teadnud, et neil teine sammas olemas on või kus kohas ta parasti paikneb või mis ta teeb. Aga juriidiliselt oli raha kogu aeg sinu oma. Nüüd pärast pensionireformi on teine sammas ka de facto sinu oma. Sa saad sinna kogunenud vara iga hetk oma pangakontole rahas välja maksta. Sa saad selle suunata oma personaalsele pensioni investeerimiskontole ja selle kaudu osta just neid aktsiaid ja fonde, mis sulle varasti meeldivad. Sa saad vaadata, palju see vara sulle tulu on tootnud ja palju sa selle tasusid selle vara hoidmise eest maksad. Oluline siin reformi juures on see, et ükskõik, mida sa oma teise samba varaga teed, see ei muuda nüüd seda teist sammast ei rohkem ega vähem sinu omaks. See on sinu oma, ükskõik mida sa temaga teed. Ma üks täpsustus siiski juurde, et kui sa oled parajasti juba personaalses pankrotis või just sinna minemas või on su kohtutäitur sinu varade kallal, siis raha väljavõtmine muidugi muudab seda, sest et erinevalt pangakontost teise samba kontole ei saa ligi ei pankrotihaldur ega kohtutäitur. Aga
võib-olla veel kord sellised 3 suuremat muudatust, nii nagu nad seadusest tulid. Number 1 on see, et teise samba vara kasutamine alates vanusest 60. See on siis see, kui inimene jõuab meil eelpensioni ikka. Kui sa varem pidid raha kasutamiseks sõlmima kindlustusseltsiga kalli pensionilepingu, siis nüüd võid kasutada raha täpselt nii, nagu ise soovid. Võid selle korraga välja võtta, tasudes 10% tulumaksu, või võid välja võtta regulaarsete maksetena otse pensionifondist. Ja siis rakendub tulumaks siin sõltuvalt perioodist, kas 0 või 10%. Võid ka kombineerida neid 2 varianti. Nii, teine muudatus. Sa võid oma teise samba raha suunata personaalsele pensioni investeerimiskontole ja sealt kaudu seda ise hallata. Et sa jätkad sellega kogumist teises sambas ja ainult, et erandiks on siis tänasest situatsioonist, et fondijuhiks oled nüüd sina ise. Ja 3. võimalus on siis see, et sa võid teisest sambast nüüd kohe lahkuda ja raha välja võtta. Võid ka sa mis iganes hetkel seda teha. Oluline nende muudatuste juures on see, et ühelgi asjal ei ole neist tähtaega. Sa ei pea midagi kohe tegema. Pidagi alati meeles, et pankade ja teiste vahendajate huvi on ikka sul alati hõigata, et ära passi niisama, tee midagi. Aga need, kes loevad Warren Buffetti või Jack Bogle'i raamatuid, teavad, et investeerimisilmas on tihti parim strateegia ikka just see vastupidine, et kui midagi töötab, siis parim viis on ikkagi mitte midagi teha, sest et tegemine tavaliselt teeb asja hullemaks. Aga pangad kuuluvad finantsvahenduse sektorisse ja vahendus teenib ikka siis, kui mingi asi liigub ja klient midagi teeb. Mõtlesin veel korra, et pensionireformi vedanud erakond reklaamis reformi sloganiga raha on vaba. Minu jaoks on see üsna tühi sõnakõlks, ei iseloomusta midagi sellest reformist. Mõtlesin, et reklaamitöötaja siin minus, et palju parem oleks tutvustada reformi sõnumiga. Teine sammas on sinu vara, kasuta seda nii, nagu õigeks pead. Ja ühtlasi võib-olla ka meeldetuletus, et kuna nüüd vara on sinu oma, et siis kui tulemused ei vasta edaspidi sinu ootustele, siis ei ole mõtet enam panku ja valitsust süüdistada. Aga see on lühidalt kõik sellest reformist, et Kristi võtaks nüüd ette mõned sellised levinevad müüdid, mida me oleme kuulnud viimasel ajal, mis võib-olla panevad inimesi oma teise samba varaga käituma selliselt, mida nad muidu võib-olla õigeks ei peaks. Ja, et muidugi nagu, ma olen ka märganud, sa oled ka vast uudistes näinud, et tehakse iga paari päeva tagant pealkiri, et kui mitu inimest on teinud nagu mingi avalduse ja see on selline asi, mis tekitab stressi, kui sa loed seda, et siis tekibki tunne, et appi, et kas ma peaksin nagu midagi tegema, et nagu Tõnu ütles, et kohe praegu ei pea midagi tegema, et saab rahulikult keskenduda, et kui me need müüdid käime ka läbi, et siis kui te mõtlete, et teil on mõni sõber, kes on nagu seda müüti maininud, et siis võite julgelt talle viidata, et mine kuule ja uuri, et kas see müüt nagu päriselt ka tegelikkusele vastab. Ja meil on 5 sellist müüti, et kui te mõnda olete veel kuulnud, võite julgelt nagu kommentaarimisse panna, aga see esimene müüt käib väga tugevalt kaasas sellega, mida Tõnu ka ütles, et inimesed arvavad millegipärast, et teise samba vara saab nende omaks siis, kui nad võtavad seda nagu enda kätte, et siin arvamus, et ma võtan välja ja siis ta on mul pangakontol ja siis ta on minu oma. Ja seal on nagu natukene selliseid probleeme selle arvamusega, et tegelikult õnneks meil on Eesti tubli demokraatlik seadustele alluv riik, et see raha on seal teise samba pensionifondis, et seda ei saa keegi sul ära võtta. Et sellist asja, et ma nüüd homme ärkan üles ja minu teist sammast enam ei ole, ta on kuskile kadunud, riik ära võtnud, et selline asi siiski ei ole reaalne. Teiseks see küsimus, et ta on sinu oma, ta on praegu ka sinu oma just selle koha pealt, et sina ise otsustad. Sa otsustad, et sa ei tee mitte midagi, jätad ta fondi. Sa otsustad, et kui sa tahad, sa võid kanda ta sinna pensioni investeerimiskontole ja seal siis väga palju erinevaid otsuseid teha, eks ju. Et tegelikult keegi sind ei takista, et
selle väljavõtmisega, ma olen tundnud ise, nagu kui ma olen lugenud kommentaare, et siis kuidagi nagu kiirustamise elementi, et kui ma kohe seda endale ei võta ja välja ei võta, et siis nagu midagi juhtub, et ei ole sugugi niimoodi, et kuskile jooksma ei pea ja seda otsustusvabadust ei ole nagu keegi piiramas, et nii kohutav, kui see slogan raha on vaba oli, siis tegelikkuses sul on vaba õigus otsustada, ükski poliitik, valitsus, rahandusministeerium sind ei keela, et selle otsustamise juures kõige olulisem on lihtsalt see, et neid erinevaid vaatenurki ja võimalusi lihtsalt nagu rahulikult võtta hetk mõtlemiseks. Et seda tõesti kartma ei pea, et see otsustusvabadus ära kaob, et ma olen sellist huvitavat arvamust ka kuulnud, et äkki tuleb uus valitsus ja võtab selle otsustusvabaduse ära, siis see on küll minu isiklik arvamus, aga ma arvan, et ükski poliitik ei julge tükk aega seda teise samba süsteemi üldse kuidagi puutuda. Tõenäoliselt. Jah, ma isegi olen mõelnud, et see on natukene see teise samba väljavõtmine selleks lihtsalt, et veenduda, kas see raha on seal, et me pangakontoga, kui vaatame internetipangast, et ma ei tea, 1000 on arvel, et siis me ju ei kima kohe sõpruse puiestel Swedbanka kontorisse, ei palu letist, et andke mulle sula välja, siis loed nii üle ja võtad, alles minu oma, panen nüüd tagasi, et sa usud ikkagi seda, mis sinna kontoseisule on kirjutatud. Üks teine selline levinud müüt on see, et inimesed arvavad, et raha välja võttes on nad konservatiivsed, et nad ei tea, mis tulevik toob, teen avaldus ära ja ootan, mis siis saab. Et küll ma siis saan veel otsustada, eks ole. Paraku on just nagu vastupidi, et see moment, kui sa avaldus ära teed ja siis sellega ühtlasi teisest sambast lahkud, siis sa teise samba osas enam midagi otsustada ei saa. Riigipoolsed maksed teise sambasse peatuvad, tulumaks võetakse sinu summalt maha ja nüüd sa sinna tagasi enam ei saa. Et oodata ja vaadata saavad ikkagi nii, et kes seda avaldust ei tee. Selle ootamise vaatamisega on ka see, et ma olen kuulnud seda, et ma teen avalduse ära ja siis seda avaldust saab tühistada, et kes praegu kursis ei ole, et kes on selle avalduse teinud ja nüüd kuuleb ja mõtleb, et oot, nagu võib-olla ma peaksin võtma nagu mõtlemiseks aega, et seda avaldust saab, seda esimese ringi avaldusi saab veel tühistada. Aga esiteks on see, et kes on kunagi pensionikeskusesse sisse loginud ja seal menüüdes surfanud, sa pead otsima üles selle koha, et kus kohas see avalduse tühistamine üldse on ja sul peab nagu kogu ülejäänud elu kõrvalt see õige kuupäev meeles olema, et see on nagu see viimane päev, kus ma seda avaldust tühistan. Et pigem nagu ei tasu mängida selle peale, et mul tuleb meelde ja siis ma vaatan. Aga puhtalt nii tehniliselt, et need, kes on avalduse praegu teinud, saavad seda tühistada kuni 31. juulini. Kes sa tead alates aprillist, siis on jällegi aasta lõpuni ja niiviisi, et seal on tõepoolest natukene aega, aga et see nagu valikuvõimalus ikkagi mingi hetk lõpeb ära ja siis on ta üsna otsustavalt lõppenud. Ja, et kui see tähtaeg, kus nagu see teoreetiline tühistamisvõimalus on maha magatud, et siis ei saa öelda, et tegelikult ma ei tahtnud või siis seda, et tegelikult ma tahaksin tagasi sisse, sest et seal on selline huvitav nagu mehhanism, mida inimesed mõtlevad, et ma saan alati ümber mõelda ja hakata uuesti koguma, siis tegelikult 10 aastat on see vahepiir, et ei saa sambasse kuidagi lihtsalt tagasi ise sisse. See järgmine müüt on nagu mulle kui investorile väga huvitav ja seda ma olen tõesti väga-väga palju kuulnud, et ma võtan selle välja ja ma investeerin ise ja ma teenin paremat tootlust. Ja ma pean ütlema, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis mul tekkis tunne, et ma olen väga halb investorist, et mina küll ei suuda seda tootlust ületada. Ja põhjus on siin selles, et üks idee on see, et ma võtan selle raha välja ja investeerin. Teine idee on selles, et mis sa kaotad selle väljavõtmisega. Esiteks, kui sa võtad selle raha välja, et sellega midagi teha, ükskõik mida, kas või investeerida, koheselt, kui sa ei ole sinna eelpensionikka jõudnud, 20% tulumaksuks. Ehk siis, kui sa 10 000 eurot muidu vaatad, et summa võtan välja, koheselt tulumaks maha, 8000 eurot on see, mis sinna kontole laekuks. Veelgi olulisem kui see, mis sa maksad tulumaksuks koheselt ära, kuhu see tulumaks läheb, riigieelarvesse saab igasugust huvitavaid asju teha. Veelgi suurem kaotus on see, et kuidas teine sammas funktsioneerib,
on see, et igakuiselt palgast automaatselt läheb see 2% ja 4% tõstetakse sinu esimesest sambast juurde. Ehk siis mis iganes 10 eurot, mis muidu läheb sinu palgast, riik tõstab esimesest sambast 20 eurot juurde. Ehk siis sisuliselt see sinu panus, mis palgast läheb, sellele läheb kohe kahekordne sama suur panus juurde. Ja ma pean tunnistama, et mina sellist investeeringut, kuhu ma paneksin 10 eurot või 100 eurot sisse ja koheselt sinna ilmuks juurde kas 20 eurot või 200 eurot boonuseks, no lihtsalt matemaatiliselt ei mängi välja. Ja nagu öeldud, kuna see sambast lahkudes tagasi ei saa, et kui sa vaatad nagu sellist pikaajalist, näiteks kas või see 10 aastat, et mis see kaduma läinud nagu osa on, kui sa otsustad, et sa hakkad ise koguma oma palgast see 2%, et mõtled, olengi tubli, panen kõrvale, siis esiteks läheb tulumaks maha, sa paned niimoodi 1,6% kõrvale ja teiseks, et puhtalt tootlusega seda summat lüüa on ikkagi nagu väga-väga keeruline, et iga-aastaselt see 4% haihtub sisuliselt õhku, millele vastu sinule tuleb lubadus, et riik esimesest sambast pensionit maksab. Ma tea, Tõnu, oled see Eesti rahvastikupüramiidi viimasel ajal vaadanud? Ma isegi, ma olen ka siin alguses kisti mind ka sellesse arvutuste jadasse, et kumb on siis parem, kas esimene või teine sammas, et kui mingi asi on võrreldamatu, siis need kaks, esimeses sambas, nagu vist Taavi Vertmann ütles, et kui minge vaadake, ei ole. Esimeses sambas ei ole raha. Nagu, et kui teisel sambal saab kontot vaadata, siis... Selle asi inglise keeles on pay as you go, et see võetakse sinult ära ja makstakse välja pensionäridele. Võimalik, et kuskil riigi arvepidamises pannakse kirja, et vaata, temalt võtsime tookord nii palju ära. Võimalik, et ma saan selle eest kunagi midagi rohkem, ei tea. Ma teeksin panuse ikka selle peale, et kui äkki see tuleks minu kontole, siis ma olen natuke kindlam, et see on see minu oma, et ma ei hakka neid kahte asja võrdlema oma vahel. Ja, et ongi, kui me siin ikkagi teise samba puhul rääkisime, et tegelikult sa saad logida oma internetipanka või logid, ma ei tea, pension.tuleva.ee sisse ja seal on nagu reaalselt kirjas, et jah, et see on sinu teise samba raha ja seal on nagu reaalne rahanumber. Siis esimese samba puhul ei ole kuskil kohta, kus sa saad sisse logida ja vaadata, et see on nüüd päriselt minu oma ja kuidagi garanteeritud. Nii et kui me võtame lihtsalt sellise arvutusliku näite, et sul on selline, ma ei tea, 30-ndates oled, ma ei tea, 10 000 eurone selline kogunenud teise samba pensionivara, siis kui sa 10 aastat seal väljas oled, kogu või investeeri palju sa tahad, et sisuliselt, mis on 60%, lihtsalt kadunud, haihtunud ja ühed, tore, kui sealt kunagi nagu midagi tuleb, aga ma pean ütlema, et matemaatiliselt, kui hakata vaatama, siis sellist investeeringut, mis su raha reaalselt tuubeldaks või sisuliselt isegi kolmekordistaks, tegelikult ei ole, et oleks väga tore, kui oleks, aga ma pean tunnistama, et mina investori vaatepunktist ei ole sellist varianti veel leidnud. Ja. Mul on veel üks selline müüt, mis on ka jälle selline nagu ka jälle inimeste nagu konservatiivsusest tulenev, et nimelt riik on ju vahepeal, riik teeb küll sinna omapoolseid sissemaksed sinna teise sambasse, aga on neid ka vahepeal peatanud. Et 2010 peatas korra ja nüüd praegu hetkel ka seisavad kuni augustikuuni. Kuigi riik on väga konkreetselt lubanud, et ta on lihtsalt võtnud laenuks ja maksab selle kohe hiljem tagasi. Ja nii inimesed arvavad, et kuna see riik võib need tuleviku samba sissemakseid peatada või mitte teha, et siis seetõttu on teine sammas nagu väga mõttetu ja riskantne. Siin ma näen ühte väikest põhimõtteline loogikaviga, et üks asi, mis kindlasti katkestab riigipoolsed sissemaksed sinu teise sambasse, on see, kui sa raha välja võtad. Siis kui sa teed avalduse nüüd, siis septembrist need maksed katkevad. Ja siis tõepoolest, siis on täitsa kindel, et riik enam sinule sinna tulevikus sissemakseid ei tee. Ma ei tea, kas nüüd nagu, et kui sa kardad, et su maja maha põleb, siis seda riski ei maanda see, et sa maja nüüd ise nagu maha põletad, et siis on kindel, et ta hiljem enam ei sütti. Jah, aga võib-olla see on natuke liiga kõrge. Nii kaua võiks sees elada. Et teises sambas olev vara on sinu oma. Kas riik sinna tulevikus midagi juurde maksab või ei maksa, see ei muuda seda vara rohkem ega vähem sinu omaks. Et selles hirmus ei ole mõtet neid riigipoolseid makseid kohe ise ära peatada. Ja see on nagu see koht, et mult on küsitud sellist küsimus, et
et kui riik selle 4% ei maksaks, et kas sa ise oma 2% paneksid nagu sinna sambasse, mõtlesid, et jaa, et ma panen selle raha praegu nii teise sambasse, et väga tore, et see nagu boost seal on, aga sisuliselt siis oleks teine sammas sama, mis praegu on kolmas sammas. Et sa paned selle raha sinna peale. Keegi annab limiiti juurde, et ma saan kolmandasse sambasse 15% asemel panna nüüd 17. Väga tore oleks. Et selle koha pealt, et kui riik omalt poolt ei maksa, siis väga sellest pikkast nagu heade asjade nimekirjas enamik jääb ikka alles. Ja mulle kuskil oli hea tsitaat, et investorid on need igavesed optimistid, et arvavad, et raha niimoodi koguda ja kasvatada on väga raske, kui sa arvad, et kõik läheb kehvasti. Et muidugi on teoreetiline võimalus, et riik need maksed millegipärast peatab. On alati ka teoreetiline võimalus, et ma ei tea, hakkab sõda, tuleb maailma lõpp, mida iganes, eks ju. Aga kui sa elad nagu selles arvamuses, et nüüd kohe tuleb, ma kohe kardan ja midagi teen, et siis kõik see potentsiaalne nagu see tootlus jääb lihtsalt tegelikult saamata. Et see on selline nagu investori nagu mõtlemise, ma olen aru saanud üks nagu sellised põhialustalasid, et sa usud, et läheb paremaks ja tulevikus ikka midagi juhtub. Ja sellega käib kaasas nagu minu meelest väga tugevalt see viimane selline müüt või arvamus või idee, et parem on teha kohe midagi praegu ära, näiteks köögiremont. Ja see on nagu arusaadav, et see ideena tundub väga ahvatlev, et ma kohe praegu tunnetan seda, et ma ei tea, on kole köök ja siis on ilus köök või katus lekib või on nagu mingi probleem. Aga nagu siinkohal tasub nagu 2 küsimust endale võtta ette, et esimene on see, et kui kallis see köögiremont või mis iganes kulu sulle reaalsuses on, et kuna sa kaotad lisaks nagu see tulumaksuarve, mis läheb lisaks kõik need edasised esimese samba nagu ümbertõstvad raha, et see köögiremont, et kui ta maksaks sul 10 000 eurot, kui keegi ütleb, et kas sa siis tahaksid ka teha, kui ta 3 korda kallim oleks, siis nagu võib-olla ei tahaks, eks ju. Teisaks see koht, et see sammas tundub selline hea, lihtne, loogiline koht, et okei, seal on raha, ma võtan, aga tasuks nagu võtta hetk kaalumiseks, et see on arusaadav, et meil kõikidel on elus asju, milleks nagu raha on vaja. Kas võiks olla mingi muu alternatiivne finantseerimisvariant? Sest et see teisest sambast võtan raha välja ja ma olengi vähemalt 10 aastat väljas. See on väga pikaajalise mõjuga otsus. Et äkki sa vaatad kriitiliselt oma kulud, tulud ja plaanid üle, lähed küsid pangast kodukapitali või mis iganes remondilaenu pakkumist, maksad selle aasta-2 tagasi ja on ka see köögiremont tehtud ilma, et väga suur hulk seda tuleviku pensionivara oleks selle ühe otsusega tegelikult läinud. Ja. Ma tegin isegi korraks umbes seesama, ma tegin selle arvutuse korraga läbi, et ütleme, et sa oled 35-aastane, sul on seal 10 000 eurot teises sambas. Kui nüüd täna välja võtad, saad 8 000 eurot ja ma ei tea, selle eest saab täitsa korraliku köögiremondi, kõik tehnika uus või nagu üks mul tuttav ütles, et ta ostaks selle eest 1 hektari siukse keskmises vanuses metsamaad. Oma hektar mõnus. Et kui nüüd edasi mõelda, et aga sa käid ju tööl edasi, kui sa lükkaks nüüd 10 aastat seda väljavõtmist edasi, siis täiesti mõistlik, sul need sissemaksed käivad, jooksevad sinna juurde, midagi teenid tootlus ka. 10 aasta pärast on sul tõenäosus, et see vara seal juba 35 000 eurot. Ja kui sa nüüd mõtled, et siis hakkad mõtlema 10 aasta pärast, et see köögiremont tuli ikka päris kallis välja, et võib-olla oleks selle eest isegi hoopis juba saanud mingi suvilaköksi osta ja see metsamaa hektar ka ei olnud üldse mitte nii odav, et kui keegi täna ütleks, et see köögiremont on 35 000, et siis ma ei tea, ei tee. Nii et see kulu on üsna suur. Ja ma olen et mul on kohe praegu vaja, et parandamatult siin ei saa üle ega ümber sellest, et väga mitmed inimesed on öelnud, et see kulu ei ole mitte koduremont või katkine katus, vaid see, et mul on mingid võlad, mida ma tahaksin maksta. Ja kahjuks see on reaalsus, et väga paljudel inimestel see probleem on, aga siin tasub nagu hetk võtta mõtlemiseks, et nii nagu Tõnu tõi välja, siis teine sammas nii kaua, kuni sa ei ole seda välja võtnud, ei ole pankrotihalduritele ja kohtutäituritele ja kõikidele ligipääsetav. Sellel hetkel, kui sa selle otsuse ära teed, võib ta sinna ilusasti võlgade katteks minna
Teisalt on ka see koht, et taaskord see võrdlusmoment, et ilmaasjata ei ole võlanõustajad täiesti ametina olemas, kellega koos käia ja arvutada need erinevad variandid läbi, et isegi nende väga kõrgete laenuintressidega, mis mõndadel inimestel võib olla, siis pingutada ja ise need laenukohustused ära tasuda võib selles samas kas või 10 aasta perspektiivis ikkagi tulla odavam, kui praegu see raha pensionivarast välja võtta. Nii et selline korralik arvutamine tuleks ette võtta, aga igaks juhuks. Ma tean, et Taavi Pertmani blogi võib linkida ka, et ta kirjutas väga põhjalikult neid variante läbi, et kas ja mis olukorras seda raha võiks välja võtta. Ja ma võin juba nagu ette hoiatavalt öelda, et matemaatiliselt kahjuks või õnneks neid selgitusi, et see mõistlik oleks, väga palju ei ole. Paneme kommentaariumides selle lingiga. Ja. Nii, aga et tervitused kõikidele, kes vahepeal siin meiega on liitunud, et me siin tuleva laivis räägime Tõnuga koos praegu pensionireformist. Et kui me esimeses pooles keskendusime sellele, et mis see pensionireformis need olulised muudatused olid, mõned sellised olulised müüdid, mida saad siis järgi kuulata, kui alles praegu ühinesid. Aga edasi me võtame siis ette pensioni investeerimiskonto, mille kohta on ka väga palju küsimusi olnud, et kui ma tahan süsteemi jääda, aga kas ja mis tingimustel ma seda kasutada võiksin. Ja siis me võtame ette teie küsimused. Küsimusi te võite siia sama laivi kommentaaridesse praegu panna või te võite kirjutada meile ka tuleva.ee, et korjame mõlemast kohast neid küsimusi vastamiseks ette. Aga see pensioni investeerimiskonto, mitte ajada segamini investeerimiskontoga. Hakkab peale. Selgelt täiesti erinevad asjad ju. Jaa, võib-olla nagu sa saad hiljem rääkida natuke sellest, et kas peaks või ei peaks, eks ole, või mida investor teeb. Mina ei saa lihtsalt üle ega ümber. Minu jaoks investeeringu puhul on tasud on oluline teema. Ka pensioni investeerimiskonto juures ikka need kogukulu, et mida see kõik siis mulle maksma läheb. Ja ma ei tea, kui mäletate veel, et kui Tulev alustas, siis olid need pensionifondide tasud selline müstiline teema, kus mõned eksperdid arvasid, et meie pensionifondide tasud on tõenäoliselt kuskil 2–3% aastas. Aga samal ajal pankade leheküljel võis lugeda, et nende fondide tasud on väga madalad ja napilt valitsemistasu ainult 1% aastas. Ja lisaks veel siin finantssektori eksperdid arvasid, et ei, et seda need kogukulu nüüd kokku arvutada, see on peaaegu võimatu, et nii keeruline asi on. Kes see seda veel teada tahab? Selgus, et tuli seadus, tegi oma töö ära ja nüüd võib pensionifondi puhul, kui tuleb rääkida tasudest, siis tuleb alati rääkida kogukulust. Selle seadus nimetab seda jooksvateks tasudeks. Ja loete näiteks pensionikeskuses seal statistika rubriigis seal fondide võrdluse lahti, siis saate ühe hiire klõpsuga kõik need fondid tasude alusel ritta panna ja tõepoolest sa võid kindel olla, et need on kõik tasud, mis sinu rahast maha lähevad nagu investorina. Tuli välja, et ei olnud keeruline arvutada. Pensionifond ongi väga lihtne toode. Muideks jah, täitsa juhuslikult juba, kui sa võrdled 3 aasta tootluse tulemusi ja tasusid, et siis jah, tõepoolest ka seal on nad. Ei pea olema niimoodi, nii lühikese aja kohta ei saa midagi öelda, aga on juhtumisi madala tasuga fondid paremate seas. Vot selle pensioni investeerimiskontoga on nüüd natuke see vana situatsioon tagasi, et selle lisakomplikatsiooniga, et selle pensioni investeerimiskonto puhul on ka tõepoolest keeruline arvutada, et mis su tegelik kogukulu saab tulevikus olema. Sest see ei sõltu mitte ainult sellest, et millise panga sa oled valinud ja palju sa konto haldustasuks maksad, vaid ka sellest, et mida sa sinna kontole ostad, kui tihti sa ostad, millises summaga sa ostad. Taavi Pertman jälle Rahafoorumis on teinud siin tänuväärt võrdluse, paneme pärast lingi ka, näiteks selle LHV avalikustatud pensioni investeerimiskonto hinnakirja kohta. Tema jõudis järeldusele, et tõenäoliselt on võimalik
selle konto kaudu ka üsna sarnase kuluga indeksifondi osta, kui siin paremad pensionifondid on. Aga potentsiaali kõrgemateks kuludeks on väga palju. Ma vaatasin Taavi arvutust ja tuli mul pähe mõte, et jumal tänatud, et mina ise enam selle analüüsiga tegelema ei pea. Et no minu jaoks lihtsalt see pensioni investeerimiskonto ei ole parem variant puhtalt sellepärast, et siin nagu see viis, et kuidas kulud nagu eskaleeruma lähevad, on nagu neid viise on nii palju, et ei jõua kinni haarata. Ja eriti kui sa tahad veel valida seda pensioni investeerimiskontot sellepärast, et mitte et kulusid alla saada, vaid et valida teistsuguseid aktsiaid või teistsuguseid fonde, siis tuleta ikka meelde, et 90% nendest jääb kõige tavalisemale laiapõhjalisele indeksifondile alla. Ja selle pensioni investeerimiskontoga, taaskord mitte segamini ajada investeerimiskontoga, minu viimased 10 aastat ma olen tegelenud selle nimel, et inimeste finantsharidust parandada, et neid inspireerida ja julgustada, et hakka investeerima, see ei ole keeruline, et investeerimine on kõikidele täiesti jõukohane ja siis mul ta küsitud ka, et miks ma siis ei ole selle pensioni investeerimiskonto fänn, et see pakub kõikidele inimestele võimalust investeerida. Ja probleem on seal selles, et kõikidel inimestel oli võimalus investeerida ka enne, kui see pensioni investeerimiskonto idee tuli. Ja see on nüüd selline võib-olla natukene valus endale niimoodi otsa vaatamise või peeglisse vaatamise koht, et kas midagi päriselt takistas sind investeerimisega alustamast enne, kui tuli see teade, et me nüüd teeme pensioni investeerimiskonto. Et vaevalt see nüüd see, et sul 2% palgast ära läks, et see udusulg oli, mis kaameli selgroo murdis. Et seal ongi see probleem, et mina väga toetan seda ideed, et nagu investeerimisega alustada, kas investeerida väikeste summadega, aga seal on nagu paar logistilist probleemi, et inimesed vaatavad, et mul on see mingi kogunenud summa sinna pensionifondi, hakkan investeerima. Aga see on nagu see ühekordne see kogunenud summa, et sealt edasi, ega see igakuine summa, mis juurde tuleb, kui sa korra võtad selle oma 5000 või 7000, mis iganes eurot tõstad sinna investeerimiskontole, siis pärast igakuiselt ju edasi tuleb nagu 50 eurot või 60 eurot, eks ju. Ja teine probleem, mis seal on, kahjuks või õnneks investeerides alustades tuleb igasuguseid ämbreid läbi kolistada. Ma arvan, et Tõnu on ka igasuguseid ämbreid läbi kolistanud. Kõik, mis võimalik. Ja kõik, mis võimalik. Me võime raamatuid lugeda, aga me lõpuks ikkagi katsetame need ämbrid ise läbi. Ja kui mina mõtlen selle peale, et mis on see raha, millega ma tahan vigu teha, siis pensionivara ei ole nagu kohe kindlasti see, et see raha, millest ma loodan ja ootan, et ma vanuses 60-65 elan, see ei ole see raha, mille puhul ma tahaksin mõelda, et me nagu proovime, et mul on siin suurepärane investeerimisidee, et vaatame, mis saab. Et minu meelest nagu pensionirahaga mina ise ei julgeks, et ma olen võib-olla nagu väga riskikartlik selle koha pealt, et investeerimisega alustamise soov on väga tore, väikeste summadega ja sarnaste tasudega nagu pikis saab ka pensionisüsteemi väliselt täiesti edukalt investeerida, et tasub olla realistlik, et sa võid ju praegu kohe, ma nägin väga head sellist ideed ühes grupis, et need inimesed, kes mõtlevad, et nad hakkavad selle pensioni investeerimiskonto peale investeerima, et kuna seda pensioni investeerimiskonto praegu ei eksisteeri veel, eks ju, et see tuleb nagu tulevikus, et võivad kas või täna ju hakata pihta igakuiselt palgast 2% või 6% panna kõrvale ja hakka nagu tegutsema. Sa jõuad väga mitme kuuga juba väga palju neid õppetunde tegelikult ju kätte saada. Ja ei täpselt nii. See on üks asi veel, rääkisin enne tasudest ja sellest, kuidas seadus on teinud tööd investori kaitsel pensionifondide puhul. Ei ole ime, et on selge, et seadus ja riik näevad rohkem vaeva pensionifondide investorite kaitsmisega kui siis nüüd ülejäänud inimeste, kes siis on teinud oma teadlikud valikud ja soovivad investeerida. Et ma ei usu, et seadusandja hakkab sundima panku kunagi nende pensioni investeerimiskontode kogukulusid arvutama, piirama sind röövellike tasude eest või midagi muud. Ei ole kaitstud sa seal ka selle nii-öelda fondivalitseja pahatahtlike vigade eest.
nagu pensionifondides oled, et kus on olemas süsteem alates fondivalitseja kapitalist kuni siis tagatisfondini välja. Et paraku see on ikkagi nii-öelda, see on koht, kus ma olen kindel, et see finantssektor juba valmistub inimeste rahalaevade saabumiseks, tehakse värvilised brošüürid ja uued tooted, mis siis nagu kipuvad kindlasti olema natukene kallimad ja siis väikse liigutuse puhul veel kallimad, et seda jah, et pikk ei paku päris, et kuigi sa oled teise samba sees, sa oled üsna olulistest kaitsetest väljas. Ja kui nagu seda piki teemat kokku võtta, siis laias laastus, kui sa väga tahad ise investeerida, siis tee seda väljaspool pikki. Kui sa siis tõesti väga tahad katsetada, siis vähemalt kui sa seal piki süsteemi lähed üle, siis ei tasu unustada, et sa oled seal süsteemis ja sul on võimalus see raha fondi tagasi kanda, kui sa oled võib-olla mingid esimesed vitsad ja õppetunnid kätte saanud, et kui ei viitsi nagu tegutseda ja annata, et mina, mida kauem ma investeerin, seda rohkem mina olen sellist seda automaatsust ja lihtsust hakanud hindama, et ma ei pea tegutsema ja mõtlema ja minu jaoks see, et ma peaksin nüüd siis edaspidi igakuiselt mingi sellise 40, 60 või 100 euro eest nagu eraldi hakkama mõtlema, et see raha on kuskil seal eraldi süsteemis, eraldi kontol ja ma pean sellega midagi tegema, et see võtaks nagu päris palju sellist vaeva ja energiat. Ja ma ei tea, Tõnu, sa võid nagu öelda, kuidas sinu tutvusringkonnas on, aga mina võin öelda, et minu tutvusringkonnas olevad investorid mitte keegi neist lihtsalt ausalt ei viitsi pensioni investeerimiskontole nagu üle minna, et nad investeerivad niisama seda raha, mis nad säästavad ja koguvad ja las see nagu teine sammas ja kolmas sammas on seal nagu on ja niimoodi nad toimivad. Ja ei, sama siin, et lihtsalt see summa, mis sinna teise sambasse läheb, on ta on siuke tore väike asi, eks ta sellepärast see teine sammas on ka talle tore, et see nagu, et sa ei märkagi, et sul raha sinna läheb. Ja see on kaks põhjust, miks sa ei märka. Üks on see, et ta on automaatne, aga teine on see, et sinna läheb jõle vähe raha. Et see ei ole niiviisi, et see ei taga sinu nii-öelda Palmisaartel nagu vanaduspõlve või midagi sarnast, peamiselt sellepärast, et lihtsalt sinna läheb sisse üsna väike tükk raha. Seal ongi see koht, et kui inimesed mõtlevad, et praegu seda raha on vähe, siis kahjuks või õnneks matemaatiliselt sa võid super hästi investeerida, aga kui sa paari protsendipunkti võrra seda tootlust suurendad, siis kahjuks kordades lihtsam on lihtsalt rohkem säästa. Et paratamatult see 2+4%, ta ei saagi kunagi olla ulme summad, et kui me vaatame siin ka teisi riike, siis lihtsalt see protsent, mis pannakse kõrvale, ongi suurem ja selle võrra see pension saabki tulevikus ka suurem olla. Ja, et jah, kui küsimus, et kas valida pikk või mina ütleks, et nagu jätka kogumist teises sambas, tee kindlasti kolmas sammas juurde ja muidugi siis tee veel investeerimiskonto ka kuskile, et veel lisaks kõigele. Ja, et praegu minu meelest isegi seal pensioni investeerimiskonto väliselt lihtsalt niisama palgast raha kõrvale investeerida on nagu täitsa variante, mida saab madalate kuludega teha, et tasub seda uurida, et inimestel võib-olla on ka nagu mulje, et ma investeerin pensioni investeerimiskonto kaudu, et ma muud moodi ei saa neid asju, siis ega kõiki neid asju, mida pangad pakuvad pensioni investeerimiskontol, saad sa ka pensioni investeerimiskonto väliselt ja tihti ka natukene odavamalt. Just jah, odavamalt ja et selge, et kui seadus midagi ära piirab, et siis seal selles osas saavad olema nagu tasud kõrgemad, nagu pensioni investeerimiskonto puhul on, pakkujate ring on piiratud. Tulevasta pakkuda ei saa, me ei ole, see võib olema krediidiasutus, me ei ole. Aga jah, et tore on see, et tasudest rääkimine on toonud üldiselt investeerimise tasud allapoole. See ei ole nüüd ainult Eesti teema, et see on ikkagi ülemaailmne trend alates Robin Hoodist ja kõikidest muudest asjadest. Aga Robin Hoodiga tasub tähele panna, et kõik on väga odavaks läinud, aga kust see raha võetakse, on see sama, et aetakse näpud sügelema, ostad üht asja, teist asja, müüd üht asja, teist asja ja nii need väiksed tasud siit ja sealt lõpuks ikkagi kokku teenitakse rohkem kui mingi sellise püsiva hoiukulu pealt niimoodi. Nõus. Nii.
aga nüüd me siis hakkaksime kuulajate, vaatajate küsimusi otsast võtma, et me käisime läbi, et mis need reformi olulised kohad on, mõned sellised müüdid, kas see mis tingimustel pensioni investeerimiskonto võiks variant olla. Ja meil järjest neid küsimusi siia tekib, et mõned aitäh, kes juba ette neid küsimusi meile lisasid, et hakkame neid Tõnuga siin järjest võtma, et Tõnu, see esimene küsimus, et see pensioniiga hakkab lähenema, et seda küsimust tuleb väga palju kõikidelt, väga palju ka lastelt, et mu ema on sellises vanuses, et mis ma teen, et mis ma sellele vastame. Noh, lõpuks ju teise sambasse me kogume ikka selleks, et seda raha kasutama hakata siis, kui see pensioniiga hakkab lähenema. Ja me tegelikult vaatasime üle nüüd selle ka tänu pensionireformile on võimalusi inimestel rohkem tekkinud, et me lausa otsustasime Kristiga, et kuna meil endal ka meeldib, siis me teeme lausa ühe uue Facebook live'i, et mille teemaks siis ongi, et kui pensioniga hakkab lähenema, ütleme alates siis vanus 55+ või 60 või mis iganes see on, kes millal peab seda iga niiviisi, et juba on lähedal, mis otsuseid peab siis tegema. Et ma täna võib-olla, et ühesõnaga siin on terve saate jagu teemat, aga täna ütleks paar asja. Number 1, et sul ei ole mingit kohustust pensioniea lähenedes, ei eelpensionieas ega pensionieas oma teise sambaga midagi ette võtta. Et sa ei kaota raha kasutusele võtmisega, viivitamisega, mitte midagi. No, et isegi pigem vastupidi. Ütleks paar sellist lihtsat reeglit, et kui sa oled alla 60 ja tahad hirmsasti nüüd teist sammast välja võtta, sest raha vaja, no siis oota vähemalt 60. sünnipäevani, siis sul algab eelpensioniiga ja väljavõtmisel tulumaks on poole väiksem või kui võtad veel fondipensionina, täitsa 0. Väga oluline võit. Nagu ikka maksud ja surm on kõige kindlamad asjad, mille peale võib loota ja siin tuleb need ära kasutada. Ja teine, kui sa oled juba 60, 65, oled juba pensionil või kohe lähed pensionile, siis sa võid igal ajal oma teise samba välja võtta. Aga jällegi, sa ei pea seda tegema. Et teise samba kasutamine ei sõltu sellest, kas sa saad pensionit või ei. Eriti oluline, kui sa käid tööl edasi, siis on mõistlik teise sambasse kogumist jätkata, sest siis läheb seesama nii sinu 2% kui ka riigi 4% läheb sinna teise sambasse edasi. Et 2 lihtsat reeglit, aga nagu öeldud, juba kuu aja pärast tuleb selle kohta põhjalik saade. Võtame kõik asjad ükshaaval läbi. Siis ma ütlen võib-olla nagu ühe küsimus, mida me täna nagu ei tegele, et inimesed, kes on vabakutselised või ettevõtjad, kellel palgatulu ei laeku, et lihtsalt see teie küsimused on veidi teistsugused kui nagu sellise palgatööd tegeva pensionisüsteemis nagu aktiivsemalt osaleva inimese puhul. Aga kui teil on nagu mõtteid või probleeme, võib nagu julgelt kirjutada ja teele panna Tõnule soovilugusid, et mis muresid on. Aga Kristi, ma olen sulle mu lemmikküsimus. Me saame. Kas ma peaksin oma teise samba välja võtma ja 3. sambasse panema? Ja see on tõesti usku, ma olen seda küsimust ka väga palju saanud ja kohati nagu, et inimesed, kas ma olen avastanud mingi nagu häki, et kuidas see nagu asi toimib. Et minu meelest siin on nagu paar sellist nagu murekohta, aga minu meelest nagu kõige kummalisem on võib-olla see, et kuidas saab olla niimoodi, et inimene usub 3. sambasse, aga ei usu teise sambasse, sest need on sisuliselt identsed. Ja need on füüsiliselt ka samal konto peal. Ja, et nad on füüsiliselt selle sama pensionikonto peal, mida pensionikeskus haldab ja need samad pangad on teenusepakkujad ja see raha nii teises kui 3. sambas on investeeritud täpselt nendesse samadesse suurtesse maailma ettevõtetesse. Ehk siis laias laastus, esiteks sa teeksid väga palju keerulisi samme selleks, et vaevu sama tulemus saavutada. Teine probleem on nüüd see praktiline koht, et esiteks, et sellest me oleme juba korduvalt rääkinud, kui sa teisest sambast lahkud, siis see kaotus on rohkem kui ainult nagu see tulumaks, et sa kaotad ka selle lisapanuse. Aga esiteks, et sa maksad ära selle tulumaksu ja inimestel on mõte, ma panen 3. sambasse ja siis ma saan tulumaksu tagasi. Et ma teisest sambast võtan välja,
maksan tulumaksu, panen kolmandasse sambasse, saan tulumaksu tagasi. Seal on selline nagu ilus mugav probleem, et kolmandasse sambasse iga-aastane panustamise piir, seal on nagu lagi ees. Esiteks on väga tore, kui sa niikuinii selle 15% juba ära täidad, aga kui sa praegu seda ei täida, siis tõenäoliselt see summa, mis sa teisest sambast välja võtad, on ka suurem, kui sa iga-aastaselt saaksid oma sinna kolmandasse sambasse panustada vastavalt palgale. Ehk siis ma kardan, et see kipub olema niimoodi, et ma võtan teisest sambast raha välja ja siis ma nagu osa sellest panen kolmandasse sambasse ja osa puhul mõtlen, et äkki ma panen nagu järgmine aasta ja siis ta nagu sujuvalt kuskile kaob ära. Või siis, kui sa mõtled, et okei, ma panen kõik kolmandasse sambasse, siis kahjuks hetkel veel kolmandas sambas on see mehhanism, et kui sa paned rohkem raha sisse, kui riik sul tulumaksu tagasi maksab, siis lihtsalt niimoodi on, et see raha topelt maksustatud saab. Nii et kui sa nagu usud, et kolmas sammas on hea toode ja mõistlikkus koguda, siis selles suhtes usu mind, et teine sammas on nagu vähemalt sama hea, kui mitte nagu isegi parem. Et see vangerdus tõesti nagu ei päde ja põhjus, miks inimesed nagu tunnetavad, et kolmandas sambast ma saan igal hetkel raha välja, siis tegelikult ju praegu saad teisest sambast ka igal hetkel. Et kui nagu häda majas on, siis tegelikult saad. Et seda üli nagu keerulist sellist ringlust tegelikult ei tasu teha. Võib-olla pakume isegi lihtsam vastus, et ei, sa ei peaks teisest sammast raha välja võtma, aga jah, sa peaksid oma kolmanda samba limiidi kindlasti täis panema. Jah, täpselt. Et see on nagu natukene kindlam variant hea tulemuse saavutamiseks. Ma annan sulle ühe küsimuse veel. Kas nüüd saab teise samba tagatisel laenu võtta? See on ka hästi huvitav küsimus. Kahjuks ei saa, kus see oleks minu meelest nagu väga mõistlik nagu variant olnud, et inimene võiks endalt laenu võtta. Mitte see, et sa võtad raha teisest sambast välja, maksad tulumaksu, vaid võtad näiteks endalt laenu. Et oled võtnud võib-olla nagu halvemas olukorras mõne tarbimislaenu, laenad enda pensionifondist raha ja maksad endal intressi. Oleks nagu väga super. Aga kahjuks ei. Ja siin tasub ka nagu mõelda seda, et teine sammas on siiski sinu jaoks sääst. Ja inimesed millegipärast unustavad ära, et näiteks kui sul on kunagi tulevikus vaja kodulaenu võtta või kuskil oma maksevõimet nagu tõestada, siis see on ikka väga tore, kui sul on kuskil see mingi sääst olemas. Et kui sa selle säästu välja võtad ja kuidagi nagu ta ära kaob, siis ma arvan, et see mõjutab ka üldist laenuvõimet. Aga kahjuks jah, praegu sellist teise samba tagatisel laenu võtmist ei ole, aga ma ei tea, ausalt ma kardan, et nagu keegi mõtleb seda välja ka mingitel kohutavatel tingimustel. Kahjuks jah, mulle tundub, kardan, et kuskil Lasnamäe nõlval on juba mõni laenukontor, kontoramatud, mis ütleb, et nüüd siin sa saad selle tagatisel laenu võtta, aga jah, et vastus on ei ja ikkagi oluline on ka see, et me ei tea, mis tulevik toob, aga teine sammas ei ole sinu pankrotivara. Ehk sinna ei saa kohtutäitur. Sinna ei saa tulla üllatust, et ups, palgapäev oli, aga kontol on raha otsas, sest et kohtutäitur on selle raha ära võtnud. Teisest sambast ei lähe see raha minema, ükskõik kuidas ka kohtutäitur ei püüa. Ja see väljavõetava raha maksustamise koha pealt, see on meil nagu korduvalt läbi käinud ka, aga enne eelpensioni iga 20% on nagu päris suur summa, mida niisama riigile ära anda. Et minul küll süda tilguks puhtalt selle pärast veel, aga jah, et need soodustingimused kui juba pensionieas, et sellest me räägime järgmine kord pikemalt. Aga me nüüd hakkame võtma neid küsimusi, mis me siin vahepeal jooksvalt tulnud on ja nagu me ette ennustasime, siis selliseid pisidetaile igasuguseid on nagu päris palju, et kui me mõne küsimuse, mis te olete saatnud, jätame vahele, siis me paneme nad pärast kirjalikult sinna ürituse alla, et mõni läheb lihtsalt võib-olla hästi-hästi spetsiifiliseks. Aga alustuseks selle sama pensioni investeerimiskonto koha pealt, et me mainisime, et raha saab sisse välja kanda. Tõnu, kas see on nüüd nii lihtne, et ma igal hetkel võin sambasse tagasi minna investeerimiskontot? Number 1, et eks ole pensioni investeerimiskonto tähendabki, et sa oled jätkuvalt teises sambas sees. Mis siis, et sa seda oma pensionikontol ei näe, et see on sinul siis vastavalt mõne teise kontol. Aga jah, et kui täpselt formuleerida küsimust, et kas ma saan pensioni investeerimiskontolt raha kanda pensionifondi teises sambas, jah, saad ka osaliselt, saad kanda osaliselt pensioni investeerimiskontolt pensionifondi ja vastupidi nii mitu korda, kui tahad. Kõik need samad vahetusperioodid, nii nagu pensionifondidega kehtivad, et 3 korda aastas märtsiks tehtud avaldused viiakse täide
siis mai alguseks nüüd kõige see esimene periood, et kui nüüd aprillis tehakse, ei ole, siin on ka samamoodi, et ühesõnaga ikka sama asi, et kogutakse avaldused, pensionikeskus kogub avaldused kokku märtsi lõpuni, juuli lõpuni, novembri lõpuni ja kuu aega hiljem viib siis täide ja vastupidi liigub samamoodi. Ma kardan, et kas seal ei olnud mingi nüanss sellega, et tagasi liikuda peab sul kontol raha olema, aga pank ei tee ju sundmüüki sinu investeeringutele. Tehniline detail on jah, et sa pead pensioni investeerimiskonto siis rahaks tegema, ehk siis, et kui sul seal oli mõni Vanguardi börsil noteeritud fond, siis sa pead selle maha müüma, jällegi loomulikult pangale komisjoni maksma ja siis nüüd selle raha kantakse siis pensionifondi. Õnneks pensionifondidest enam siis nüüd nagu sisenemis-väljumistasusid ei ole, nii et seal enam lisakulu ei teki sulle. Ehk kui sa otsustad, et tegelikult sa enam pensioni investeerimiskonto kaudu investeerida ei taha ja tahad tagasi mõistlikusse fondi, siis veel karistatakse ka selle viimane ring tasusid, et oma investeeringud maha müüa põhimõtteliselt. Nii, aga sulle küsimus dividendi aristokraatide sõbrad, et kas läbi pensionikonto saab teise samba raha investeerida ka dividendi maksvate ettevõtete aktsiatesse? Jaa, muidugi saab, aga seal on see koht, et ega see sinu raha, mis praegu pensionifondis on, ka seal on need dividende maksmad ettevõtted täiesti olemas. Kui sa tahad seda ise otse teha, siis sul lihtsalt tekib palju selliseid logistilisi probleeme. Esiteks on see, et kuidas need tasud on nende ettevõtete ostmisel. See, kui nad maksavad dividende, siis investeerimismaailmas see cash drag, ehk siis see seisev raha, et kui mõni ettevõte maksab sulle 5 eurot dividendi, siis sinna nagu ootad, et teda nüüd kuskile reinvesteerida, et suures pensionifondis kõik see rahaliiklus toimub nagu automaatselt. Ja kolmas probleem on ka see, et kui me räägime pensioni kogumisest, me räägime siin suhteliselt pikast ajahorisondist, et mina olen 32, eks enam-vähem. Et kui minu puhul see pensioniiga, et me räägime siin eelpensionieast nagu minu puhul mingi 63, eks ju. Ma arvan, et järgmise 30-35 aasta jooksul juhtub väga palju väga erinevate ettevõtetega. Ja need, mis näiteks praegusel hetkel on suurepärased dividendimaksjad, ei pruugi seda olla ei 5 aasta pärast, ei 10 aasta pärast, neid võib-olla 20 aasta pärast ei ole nagu üldse olemaski. Ehk siis sa pead sellega arvestama, et selline strateegia nagu paberil tundub tore, et ostan nagu kindla dividendi aktsia ja maksab iga-aastaselt. Kahjuks ei ole see niivõrd lihtne, et neid tõenäoliselt mingid ettevõtted kaovad, mingid enam ei maksa nii palju dividendi ja nagu kõike muid, et see ei ole nii automaatne ja lihtne strateegia, kui ta tundub, et see on kogu see loogika, et miks ka tuleva investeerimisstrateegia on just indeksi investeerimine, ongi selleks, et Tõnu ei peaks istuma kontoris iga päev ja siis on nagu analüüsima, et milline on nüüd see hea ettevõte, et kui ta on hea. 30 000 nüüd oli siis et vaid automaatselt need, mis on kehvemad ettevõtted, kukuvad välja ja paremad tulevad peale, et ise käsitööna seda teha mulle tundub väga-väga suur vaev. Aga ühesõnaga vastus on jah, et saab. Kõike saab. Iseasi on see, et kas seda saab lihtsalt hästi odavalt. Nii, siis selline küsimus, et üks asi, mida me küll ei maininud, aga mis reformiga seoses ka on, et teise sambaga liitumine on ju uuesti avatud, et need, kes vanuse tõttu alguses kohustuslikus korras ei pidanud tulema, olid valikulises ja kes siis seda otsust ei teinud, nüüd neil on võimalus liituda, et kolmas sammas on olemas, mingid muid investeeringuid ei tee, et kuidas on? Kas võiks süsteemi tulla? Jah, et saab ja kui mina ei oleks juba liitunud, siis ma kindlasti teeksin seda. Et see minu meelest on, et ükskõik isegi vanusest sõltumata, et minu meelest viis nagu kas või natukene sellest minu arvelt makstavast sotsiaalmaksust oma personaalsele kontole saada on minu meelest tore asi, et isegi kui mul on paar aastat pensionini. Et igal juhul tasub ja see on ka väga lihtne teha. Et minge tuleva leheküljel logige oma pensionikontole sisse ja tehke nagu valikuavaldus, et valin pensionifondi. Tore, kui valite tuleva, võite valida seal ka mõne muu fondi ja siis pensionikeskus kogub kokku, läheb mõni kuu aega ja siis hakkavad ka teil maksed jooksma sinna. Ja nagu öeldud, ega see igakuine maks on täpselt nii väike, et sa ei pane tähelegi, kui ta ühel hetkel sinna säästudesse tõenäoliselt liikuma hakkab.
Siis selle tuleva piki koha pealt Tõnu juba vastas, et kahjuks tuleva pikki pakkuda ei saa, kuna seda saavad meil pakkuda ainult pangad. Kõik pangad hetkel ei ole oma tingimusi või infot nagu veel välja toonud. Aga siinkohal jah, et see sama probleem, mis tuleval alguses oli, kui tulev hakkas pensionifondi tegema, keegi mõtles appi, et nagu keegi peale pankade tahab pensionifondi teha, siis kahjuks pikk jääb ainult pankade selliseks pärusmaks. Ma isegi ei tea, kas on kahjuks, et me ikkagi no me tõesti ei pakuks ka, jah. No mina isiklikult usun ikka sellesse, et sellise, mida rohkem inimesi meid ühes skeemis kogub sarnastel tingimustel, et siis seda soodsamad tingimused me saame ja meie lühike ajalugu on seda juba tõestanud ka, et me ju alustasime juba veel madalama tasuga, kui meie äriplaan ette nägi. Me oleme alandanud tasusid veel ja see on puhtalt tulnud selle arvelt, et me oleme kasvanud, fondides on rohkem raha ja me saame paremad tingimused. Investeerimine on mahuäri, et mida rohkem inimesi nagu raha ühes skeemis kogub, seda paremaid tingimusi saab, et vaadake ainult siin vaatan kadedusega rootslasi, kus riik on nagu saavutanud ikka päris mega head tingimused oma kogujatele tänu sellele, et neil on lihtsalt suur fondimaht. Ja, eks väikeinvestor näeb närvi mustaks küll, et vaatad, et kui palju sina maksad tehingutasudeks. Ja siis, kui ma sain teada, kui palju tuleva maksab tehingutasudeks, ma mõtlesin, et mis mõttes, eks ju, et tuleva maksab tehingutasudeks vähem kui mina üldiselt tavalise väikeinvestorina, aga siin vahe ongi see, et tuleva fondis, mis on 250 miljonit. Ja, 300. Jah, et sina kahjuks väikeinvestorina ei saa nii hästi. Nii, aga meil on siis selline minu meelest selline väga populaarne filosoofiline küsimus, mis natuke nende müütidega kaasa läheb, et võtan ruttu kohe välja, siis olen kindel, et mis garanteerib, et 5 või 10 aasta pärast ma saan selle raha siiski välja võtta. Ja, see loogika on ju lihtne, et alles ta nüüd oli veel möödunud aastal ei saanud välja võtta teisest sambast raha. Ja et nüüd saab, järelikult, kuna seadus muudeti, seadus saab ju ka tagasi muuta. Mina nüüd Eesti Vabariigi lühikese ajaloo jooksul, mina ei ole veel näinud kohti, kus riik oleks isikliku finantsvara kasutamist nagu niiviisi piiranguid juurde pannud või midagi ära võtnud, et on tehtud erinevaid nagu skeeme, mis on algusest peale piiratud olnud, või mingid, ma ei tea, auto ostmisega kaasnes kohustused, sa pead ostma kohustusliku liikluskindlustuse, eks ole. Aga jah, et ma seda nagu ei ole näinud, et nüüd, kui varem et kui oleks loodud pangasüsteem nii, et meie pankadest saab käinud nagu kolmapäeviti raha välja võtta, eks ole, ja siis mingi hetk oleks ära muudetud, nüüd saab iga päev, et siis nüüd see tagasiminekut meie sellise kapitalistliku süsteemi juures ma ikka väga kahtlen, et seda võiks nagu juhtuda. Tõeliselt see garanteerib meie riigi senine ajalugu. Ma arvan, et nii palju, kui oli väga kõva emotsiooni selle reformi koha pealt, et nagu raha vabaks ja siin erinevad pooled ei nõustunud, siis kui ma ei kujuta hetkel ette ühtki poliitilist erakonda, kes tuleks nüüd nagu valimistele, et raha lukku. Et ma arvan, et siis isegi need, kes selle reformiga praegu ei nõustunud, oleksid nõus tänavatele minema, et kuulge et mis jama te siis nüüd siin ajate. Aga laias laastusega me mainisime ka, et see usk, et 5 või 10 aasta pärast see raha olemas on, et me usume, et 5 või 10 aasta pärast meil on nagu õigusriik ja Eesti Vabariik ja turud ja asjad ja selline optimism meil sees on. Mul on üks lemmik küsimus siin. Selle puudutab sama võrdlust esimese ja teise samba vahel, mida ma juba korra ütlesin, aga küsimus, hakkan küsimusest peale. Kui astun praegu teisest sambast välja, kas siis põhipension, ehk siis me mõtleme selle ajal siis esimese samba, seda riikliku pensioni, pärast on sama kui nendel, kes teisest sammast üldse ei olnud. Ei ole vähem nagu nendel, kes jätkavad teisest sambas edasi. Ühesõnaga, nagu küsimus on see, et kas see, esiteks, kui sa astud teisest sambast välja, siis sinu põhipension või sinu riiklik pension erineb kindlasti nendest, ka samasuguse palka teeninud inimestest, kes kunagi teise sambaga ei ühinudki.
et see kindlasti ja meil on olemas pensionite, see riiklik pension kujuneb erinevate arvutuste tulemusena ja see sõltub sellest, kui palju sa sotsiaalmaksu oled maksnud ja kuna teise samba inimestelt on sotsiaalmaksu siis riigile läinud vähem, kuna tükike on läinud sinu enda kontole, siis nende esimese samba pension on veidi väiksem. Tulevikus see vahe muideks nagu üsna oluliselt muutub, et esimese samba pension ei hakka enam nii palju sõltuma sellest, kui palju sa sotsiaalmaksu maksad. Need vastus on ei ole, aga ma ei ole isegi mitte kompetentne täpselt seda välja arvutama, et kui palju see erineb ja veel vähem. Kui ma tean inimesi, kes mineviku kohta vähemalt oskavad öelda, et kui palju siis see erinevus oleks olnud, aga mis ta tulevikus olema saab, seda mina ei tea. Et põhimõte on ikka see, teises sambas on sinu raha. See on sinu konto peal, see on sinu vara. Et esimeses sambas see ei ole sinu vara. See on riigi arvestussüsteem, kus ta peab arvet selle üle, kellele ma kui palju tulevikus pensioni maksma hakkan. Ja sa ei saa riigi esimest sammast, sa ei saa pärandada, sa ei saa seda niimoodi kokku liita, näed, et pärast pensionile minekut ma elan ju 30 aastat, sa ei tea, kui kaua sa elad, sa ei saa seda kellelegi teisele edasi anda, et see lihtsalt ei ole omavahel võrreldav. Aga kindlasti ta mingil määral mõjutab, kui palju mina ei tea. Isegi neid kauneid Rahandusministeeriumi infograafikuid, mida ma olen siin ka jälginud ja vaadanud, siis Rahandusministeeriumi enda lehel ütles mustvalgelt, et kui sa võtad teise samba välja, siis arvesta sellega, et see esimene pluss teine sammas kokku vähemalt 30% vähem on nagu see kogu pension. Et see on see, kui Rahandusministeerium selle numbri ütleb välja, siis see on see, mille sa nagu väga kindlad. No okei, seal on see küsimus, et kas see eeldus, et see raha, mis sa teisest sammast välja võtad, et see siis haihtub nagu õhku, mis on võimalik. Loodame, et see nii ei ole, aga võimalik. See ei ole meie asi siin nüüd nagu seda. Küsimus sulle nüüd. Mida arvata sellest, et välja võetud summad kasutada korteri ostul laenu sissemakseks? Jaa. Mulle meeldib, et Tõnu ei kirjuta see järgmist lause, kas korter investeeringuna, et enda kodu investeeringuna. See on nagu juba väga taaskord selline filosoofiline küsimus, aga seda arutelu, et korteri sissemakseks ja esiteks see karmastus on see, et kui selleks, et osta seda korterit, pead sa oma teise samba tühjendama, siis tõenäoliselt sa ei saa seda korterit endale päriselt lubada. Teine probleem on seal ka see, et kui me nüüd vaatame seda summat, mis inimene oma teisest sambast välja võtab, maksab tulumaksu ära ka, et kas ja millise korteri sissemaksuks see nüüd nagu üldse kuidagi toimib. Ma olen kuulnud sellist huvitavat ideed, et kõik pereliikmed võtavad oma teise samba välja selleks, et laps saaks nagu esimese korteri sissemakse ja siis ma mõtlesin, et appi, et kes on sellise idee nagu välja mõelnud, et kui suur see reaalne nagu kadu on, aga teisalt ka, et me mainisime siin ka igast kohustust asjadega, et tasuks nagu seda finantseerimist natukene kaaluda, et kas äkki kuidagi ikkagi pigistaks, et tõmbaks selle vöö nagu paariks aastaks kokku ja ise üritaks nagu kuidagi nagu agressiivselt natukene rohkem säästa ja alustada võib-olla veidi väiksema ja veidi odavama koduga, et ma saan aru, et see on väga ahvatlev, et ei maksa üüri, vaid maksavad oma nagu kodulaenu, aga taaskord see kipub selline emotsionaalsem otsus olema pigem kui selline ratsionaalne, sest ega kui sa selle kodu ostad, siis see, et siin kirjas on see investeering, sinu kodu on siiski jooksev kulu. See, et sa selle kodu ostad, üks osa on laen, sul on vaja sisustada igasugused muud asjad, eks ju, et ta päriselt niimoodi ei ole, et ostan oma kodu ja siis imelised säästud kohe hakkavad kõrvalt tekkima, et kahjuks ei ole nii. Jah, siin on see just see kulupool, et iseenesest on mitmeid häid pensionisüsteeme, mis lubavad noorel perel esimese kinnisvara ostuks vajaliku nagu selle sissemakse jaoks kasutada oma siis kogumispensioni sammast osaliselt. Näiteks on mingi piir ees, kui palju. Ja just see, et see ei heida, meil on kahjuks on selline, see teise samba kasutamine on selline binaarne, et nii palju, kui sa kasutad, siis sellega teise sambas niiviisi lendab nagu selles mõttes õhku, et
et sa oled siis sealt väljas ja oled nagu päris kapitaalselt 10 aastaks väljas, et tõenäosus, et sa sinna kunagi tagasi lähed, ongi juba väga väike. Et lihtsalt see kadu on nii suur, et minu meelest oleks palju mõistlikum oleks olnud lihtsalt võimaldada, et jah, on erijuhtumid, milleks sa saad oma teise samba, nii nagu sa pensionieas, et kasutada näiteks 50% oma teise sambasse kogunenud vara, on siis noorel inimesel oma esimese kinnisvara soetamiseks või midagi sarnast. Miks ka mitte? Aga jah, et kahjuks, kui sa siis pärast vaatad 10 aasta pärast, et kui kalliks sulle siis korter läks, kui sa siis on päris suur hinde, et siis võib-olla see hüürimine ei olegi nii paha mõte. Selles suhtes ma mainisin, et poliitilist tahet selle teist sammast puutuda tõenäoliselt kahjuks ei ole, aga nagu kahjuks selle reformiga mitmed sellised nagu muutused, mis oleks võinud positiivsed, jäid tegemata, et seesama, et kui sa saaksid selle korteri jaoks enda teisest sambast võtta laenu, nii et sa maksaksid endale intressi, see oleks okei. Aga nagu Tõnu ütles praegu see, et sa pauhti väljas ja nii ongi, on nagu natukene selline jama. Nii, aga Tõnu, ma nüüd küsin sinult kui inimeselt, kes on minust vanem ja natukene rohkem rahareforme näinud, siis sellest küsimusest ei saa üle ega ümber, et see küsimus, et sina küsitud, et olen kohe 50, et ühel hetkel, kui ma pensionile saan, et kuidas ma olen kindel, et see raha on olemas ja et see pank on olemas, et olen elus igasuguseid asju näinud, et Ja, näiteks see pank, kus mina kohe Eesti iseseisvuse alguses 19-aastasena tööle läksin, on siiamaani olemas. Kannab nimes Swedbank, nimi on veidi vahetunud. Tookord oli Hansapank nimi. Aga et küsimus, et kas siin on mitu küsimus korraga on segatud, on see, et kas see raha midagi väärt on. Number 1, tõepoolest, kui sa lihtsalt jätaksid rahas seisma oma vara niimoodi kontole, siis seda inflatsioon ikkagi näksib iga päev väiksemaks ja see on kindlasti vähem väärt nagu 10 aasta pärast, üsna kindel. On olemas maailmas periood olnud ka, kus raha väärtus niiviisi kasvab. Need on jäänud väga kaugesse minevikku ja ei ole kestnud pikka aega. Et teine sammas on sul investeeritud. Et kui enamus isegi kõige konservatiivsemad pensionifondid, nad on ikka selle kuhugi ära paigutanud. Et ehk siis, et number 1, et see nagu sul on vähemalt mingisugune võimalus, et omadest tükikesi ettevõtetest on nende väärtus ka raha väärtuse kahanedes nagu kasvanud. Aga teine küsimus, et kas pank on alles, see panga allesolek ei ole üldse tingimuseks selleks, et sina oma teist sammast saaksid kasutada. Et pangad võivad rahulikult minna siin pankrotti, teine sammas seisab eraldi pankade varadest. See on tegelikult on ka testitud, et on maailmas panku läinud pankrotti ja investeerimisfondid, mida nad on siis hallanud või kelle varasid on nad hoidnud, on ilusasti sellest, nende vara on säilinud, sest et number 1, investeerimisfondi vara ei ole panga vara, ei ole ka fondi valitseja vara, et tuleva käes ei ole ühtegi kopikatki inimeste rahast, see on selle fondi enda kontol ja ka see fondi konto või siis väärtpaberikonto ei ole panga bilansis, vaid on eraldi seisev. Nii et kui kellega iganes, kui tulevaga juhtub midagi, siis Finantsinspektsioon annab mandaadi haldamiseks kellegi teisele üle. Kui depoopangaga juhtub midagi, siis antakse see teisele üle. Nii et selles mõttes on vähemalt selle asja, et sinu vara väärtus sõltub sellest, et kui maailma majandusel läheb väga halvasti, siis sinu vara väärtus kindlasti kahaneb. Ja eraldi küsimus on see, et võib-olla siis ka asjad on natukene odavamad siis selles maailmas, mida sul siis pensionieas on vaja, näiteks kinnisvarad ja muud. Aga äririski vastu on meie pensionifondid kaitstud. Nii, meil on küsimust, meie 2 viimast küsimust võtame ja siis me hakkame otsi kokku võtma. Nii, kas valisid sa midagi välja? Mul on siin märgitud, see ettevõtlusküsimus on väga hea. Selle ma annan siis nii. Millistes tegevusvaldkondades on praeguste piirangute ajal inimesed kaotanud töö ja sissetuleku? Ja kas nüüd siis, või mitmetes tegevusvaldkondades, ja et kas nüüd seda pensionisamba raha võiks kasutada investeeringuna, et alustada oma äriga, kuna laenu pangast ju nagunii ei saa? Ja see on väga hea küsimus.
mul on alati ettevõtjatega see probleem, et ettevõtjad näevad oma ettevõtet oma pensionisambana ja siis on nagu see probleem, et erinevalt sinu pensionisambast sinu ettevõte saab nagu väga suurt pauku teha. Et need olemasolevad pensionisäästud panna nagu ettevõttesse, mille puhul me nagu statistiliselt teame seda, et esimese 5 aasta jooksul, kui mitu ettevõtet läheb pankrotti ja kõike muud. Et noh, see on nagu meeletu riski võtmine. Aga teine asi, mida ma tahtsin lihtsalt mainida, et rasketes oludes inimesed tõesti hakkavad ettevõtlikuks ja ettevõtlus on suurepärane võimalus nagu kapitali teenida. Aga praegu tänu sellele kriisile inimeste ettevõtlikkust riik ka väga agressiivselt toetab. Et kes on tähele pannud, siis töötukassa igasugused koolitused, asjud, need alustava ettevõtte toetused, sinna on rekordsummad raha pandud juba eelmise aasta keskelt, et ettevõtjad saavad rohkem koolitustel käia ja seda ettevõtluse alustamise toetust saab suuremast summast taodelda. Nii et kellel on nagu hea ettevõtluse idee ja tahab pihta hakata, siis praegu on selles suhtes tõesti ideaalne hetk seda teha ja seda ei pea tegema enda pensionivaraga, vaid on täiesti võimalus kasutada igasuguseid erinevaid toetusmeetmeid, mida tõesti hulgim on praegusel hetkel kasutusse pandud. Nii, ma valin sulle ka viimase küsimuse. No vali. No me ei saa sellest üle ega ümber. See riigistamise küsimus, no ei saa sellest üle ega ümber. Kas on võimalus, et riik riigistab? Ei, riigid on ju ikka riigistanud asju, et lihtsalt nii palju kui mina... On praktilisemaid asju, mida riigistada kui teine sammas. Ja, seal on nagu mitu, et raudtee vist riigistati siin 15 aastat tagasi või, et just kui natukene aega pärast seda, kui ta oli erastatud, maksti päris võimas kompensatsioon siis omanikule selle eest, et nad seda vahepeal hoidsid. Ma lihtsalt ei usu. Ma ei tea, ma Eesti Vabariiki vaadates mina hästi ei usu, et Eesti Vabariik hakkaks asju riigistama. Eesti on nii väike riik, et sa tunned kõiki neid inimesi, kes riigistama hakkaksid. See tundub kuidagi nagu mõtlemata, et see hirm on nagu Eestiga ütleme, et inimesed kardavad, investeerimise koolitustel ma näen, et inimesed kardavad, et tuleb mingi sõjaolukord ja mingid sellised asjad. Sellised asjad ei teki tühja koha pealt. Et see tõenäoliselt, et me homme ärkab üles ja nüüd meil on Eestis nagu valitsus, kes nagu otsustab, et me hakkame nagu vara ja kinnisvara ja mida iganes nagu riigistama, et see ei teki niimoodi äkitselt. Kuule, aga mis sa arvad, kui lõpu küsimuseks, mis oleks hea kohe ka kokkuvõtte jaoks, on küsimused, aga kuidas siis ikkagi võita selle reformiga? Ja meil mõned küsimused jäävad lihtsalt nagu ajaliselt vastamata, et me neile veel kirjalikult vastuseid lisame. Aga see küsimus, et kuidas siis võita, et siin reformis on väga palju asju, tasub kasutada ainult neid ja rõõmustada nende üle, mis sulle päriselt teevad head. Esiteks, see, millega meie Tõnuga oleme nagu teinud, on see, et vaata üle, kus su teine sammas on, et ta oleks heas mõistlikus, madala kuluga fondis. Meil Tõnuga on nagu see luksus, et oleme fondis, mis on meie enda oma ja tehtud just selle motivatsiooniga, et oleks võimalikult hea koguda, mis tähendab seda, et me ei maksa selle eest ka nagu väga kõrgeid tasusid, sest et oleks naljakas maksta ise kõrgeid tasusid ja siis et hurraa maksad endale nagu kõrgeid tasusid, eks ju. Teine asi, siin küsimus oli ka, et kas ma võtan välja, tõstan kolmandasse sambasse või hakkan ise investeerima kõike muud. Meil on juba süsteemi sees täiesti fantastiline investeerimisinstrument kolmanda samba näol olemas. Et ka mina investeerin ise pensionisüsteemi väliselt, aga sellest hetkest, kui indeksfondid tulid meile valikusse, ma olen iga-aastaselt kolmanda samba selle maksimum 15% sinna sisse pannud. Ja kui me räägime sellest, et kas pensioniks piisavalt raha, et see kolmanda samba 15%, see on juba nagu päris nagu võimas summa, et mina vaatasin, et mul eelmise aasta lõpus kolmanda samba maht juba ületas teise samba mahu, sest lihtsalt see summa, mis sa iga-aastaselt sinna paned, on nagu niivõrd suur. Ja see lapsele kogumine, selle kohta me tegime ka varem nagu ühe laivi, eks, et inimesed küsivad, et ma tahan lapsele koguda ja kõike muud, et siin on nagu väga selge prioriteetide järjekord. Kõigepealt enda ja siis kaasa teine sammas korda, siis enda ja kaasa kolmas sammas korda ja täis maksta ja alles siis igasuguseid nagu muid asju hakata lisaks vaatama. Ja kõik muud asjad, mis seal reformis on, kui sa ei ole just selles vanuses 55+, 60+, kes nagu peab varsti hakkama midagi tegema,
siis nagu mina olen lihtsalt pannud nagu kõrva taha, et väga tore, et ma saan siis tulevikus valida, et kuidas ma selle raha võtan kasutusse. Et selline nagu kivi langes südamelt ära, et enne pidi kartma seda kohutavat kindlustuslepingut, mis seal nagu paistis, et nüüd seda enam seal ei ole, et ühel hetkel, kui ma selles vanuses 55-60 pluss olen, et siis nagu vaatan, mida ma teen, et neid võimalusi on minu jaoks piisavalt palju ja ongi selles suhtes nagu hea rahulik olla. Siis on loodetavasti ka mingi kapital seal, mille üle otsustada. Jah, et märkimisväärne. Ja, et nii kaua nagu vaatan, kuidas need numbrid kasvavad ja siis ühel hetkel, kui seda vaja on, et siis ei pea tundma seda ebaõiglust, et mingi osa sellest rahast nagu kuskile mujale või kõrgelt tulumaksustatud või kuskile nagu ära läheb. Nii, aga siis pidulikult võtta kokku. Aitäh kõikidele, kes meid siin laivis kuulasid ja küsimusi saatsid. Kõikidele tervitused, kes järelkuulamisega meid kuulavad. See live jääb kättesaadavaks, järelvaadatamaks ja me oleme nagu väga tänulikud. Kindlasti on ka teie peres ja tutvusringkonnas inimesi, kellel on selle reformi kohta küsimusi, et kas ma pean midagi tegema, kas ma pean kohe midagi tegema, millised mu valikud on, mis on need olulised mõttekohad, need samad müüdid, mis me käisime läbi, te olete neid tõenäoliselt kuulnud, et julgelt suunake inimesed seda laivi üle vaatama, et nad saaksid võimalikult palju oma küsimustele vastused, et ei peaks pärast lihtsalt tagantjärgi selliseid kiiresti ja kiirustades tehtud otsuseid, mida tagasi ei saa pöörata kahetsema. Ja me teeme järgmise saate siis 7. aprillil, mida teha sammastega, kui sul vanust on rohkem kui 55 pluss, 60 või pensioniga juba käes. Ja, et võib tulla ise kuulama ja vanematele edasi rääkida või kohe suunata vanavanemad, kellel on teema kohale. Siia ka kohe, kui on olemas. Ja. Nii, aga aitäh, et olite meiega. Edukat pensioni kogumist ja kohtume siis aprillikuus juba. Nägemist.